võtame järgmise päevakorrapunkti, milleks on kaasava eelarve menetlemise kord ja ettekandjaks palun Heiki Hansen. Aitäh! Lugupeetud volikogu, teie ees on siis kaasava eelarve menetlemise kord. Kaasavaks eelarveks on siis järgmise aasta linna eelarves ette nähtud 10 000 eurot ja see, mis põhimõtetel seda siis jagama hakatakse, see on kirjas selles korras. Selle korra juures on ka väga põhjalik seletuskiri või õiend. Paluks siis see vastu võtta. Kas on küsimusi? Eelnõu kohta. Freedri Koppel. Mul oleks pigem selline remark, et arengukomisjonis sai ka seda teemat käsitletud natukene. Ja tahaks lihtsalt ära mainida, et kaasav eelarve tihtipeale nagu näeb ette pigem elanike kaasamist, arutelu, eelarveprotsessi tutvustamist, aga praegu see Elva eelnõu natukene tundub liiga projektikonkurss. Arengukomisjon andis küll väga positiivse hinnangu, et samme liigutakse, kaasav eelarve tähendab tervikuna ikka rohkem kogu eelarve selgeks tegemist ja kaasamist elanikele. Et võib öelda ka tegelikult eelnõust endast, et kui kaasavast eelarvest räägitakse kui eelarveprotsessi terviku tutvustamiseks ja kodanikele mõistetavaks tegemist, siis Elva mõiste on kirjutatud ka, et eraldatakse osa kohaliku omavalitsuse eelarvest otsustamiseks kohaliku omavalitsuse elanikkonnale. Et kui me räägime kaasavast eelarvest, siis edaspidi võiks planeerida tegevusi, mis kogu eelarvest tutvustaks, aga üldiselt on hinnang positiivne. Ma kommenteeriks, et sa oled juba mitmendat koosseisu volikogu liige, et kuidas sa kujutaksid ette, et kogu eelarve protsessi puhul hakatakse kaasama linnarahvast ja milline see eelarve koostamine siis lõpuks välja nägema hakkab? See ei tähenda kindlasti nüüd 100% linna eelarve hääletusele panemist, vaid pigem pidasin silmas seda, et tutvustatakse eelarve komponente, investeeringu objekte ja eelarve kujunemist rohkem ja aktiivsemalt ja võib-olla rohkem kui ühe üritus aastas tehes, ega rohkemat mul ei ole. Eelarve on linnavalitsuselt valmis, et on kutsutud kõik komisjonide liikmed ja volinikud eelarve tutvustavale koosolekule ja ma arvan, et see ongi demokraatia. Alarahvastatud, kus on volinikest 1/3 komisjonidest veel vähem. Ma loodan, et ega ma ei tahtnud sellist oponeerimist tekitada, ma tahtsin lihtsalt öelda, et linnavalitsus arvesse võtaks, et üldiselt ainult projekti konkursiga ei asi kiirem. Kas on veel? Jah, tekstid on omalt ainsusobjekt, et kas see tähendab seda, et see 10 000 peab minema ühele objektile? See on kiirem ainsus. Tegelikult on selles korras ka lahti kirjutatud see, et kui see nii-öelda võiduobjekt on odavam kui 10 000, siis võetakse ka teine objekt sellest nii-öelda pingereast, mis mahub siis selle järgi jäänud summa sisse. Et see objekt ei pea olema 10 000, võib ka 1000 olla ja kui ta on 1000, siis mahub sinna veel mitte objekti. Aga üks seda maali korras, et tõestate, kas see illustreerite see protsessi lahti rääkimist, ma arvan, see on väga positiivne. Mitte ainult volinikud, vaid ka linna elanikud vahetuvad ja ega selline lahti seletamine eelarve protsessist ja sellist, et inimestest aru on ainult positiivne. Ja seda tööd tuleb meil kõigil teha. Jah, et selles mõttes mõttereedel kohtusin linnalega, rääkisime eelarvest, enne reede andsin Elva gümnaasiumist 2 klassist tundi, rääkisin gümnaasiumõpilastele eelarve kujunemist, eelarve tegemist, et sellega on ka tegevus. Ja linnakodanik on huvi tundnud linna eelarve vastu, et kindlasti Elva linnavalitsus ei varjata. Et ma ise ka, et see eelarve koostamine on tegelikult ääretult keeruline protsess, et ma julgen siin täna öelda, et meil on siin terve selle maja peal on üks inimene, kes seda nagu täielikult nagu müüdimärgi koostamisest, aga kes sellega on täiesti nagu kursid. Et see, mõtlen, kes on nagu sellega üksi pulliga kursis. Tehniliselt täpselt jah kursis. Et see on nagu ikkagi väga keeruline protsess, mis iga asi nagu toob mingit tagajärgi kaasa.
et me pigem, kui me suudaksime nüüd, mul on meili panemata, mis puudutab see, täna sain selle, mis puudutab seda eelarve tutvustamist, mis puudutab siis volinikke ja komisjoni liikmeid, et kui me saaksimegi selle seltskonna nagu nii-öelda nii suureks, et see saal, mis siin eelmine aasta oli pooltühi, et oleks nagu täidetud, et see oleks nagu juba väga tugev samm nagu edasi. Ja kui juhul, kui me nagu seda saali nagu nii-öelda nendest liikmetest täis ei saa, siis loomulikult minu nägemus on ka see, et miks mitte sinna kaasata inimesi, kes on selle eelarve nii-öelda tutvustamise, koostöö tutvustamist huvitatud, miks mitte. Aga eelkõige ikkagi täpselt nagu me üles ehitatud, meil on nagu volitatud neid otsuseid vastu võtma, et pigem peaksime ikkagi püüdma nagu ise selle kohale tulla ja nendest protsessidest nagu aru saama, sest eelmine aasta see osavalt oli nagu väga hõre, kui vaadata neid komisjoni liikmeid, kellele see mõeldud oli ja volinike samamoodi. Ja meil lihtsalt täienduseks, et kohale tulema ja meie need 17 olemegi, kes räägivad linnarahvale, pluss ka postipoiss on kaasa aidanud erinevate valdkondade tutvustamiseks. Meie peame olema kompetentsed neid selgitama. Jah, Vaara, et ma võib-olla see mõte, see kaasava eelarve mõte on nagu Freedmann võiks on seda laadi, et linnaelanikud ka saaksid rohkem kaasa rääkida, et see 10 000 ulatus on muidugi väga hea, eks ole, et me seda rakendame, see Eestis nüüd viimasel ajal nagu selliseks trendiks saanud, aga et ka näiteks muus osas investeeringute osas, et loomulikult linnarahvas nüüd eelarve kokkupanekul ei hakka seal tegevuskulude määramisel selles mõttes kaasa rääkima, et selleks puudub kompetents ja see on nagu linnavalitsuse eelkõige tehniline töö, aga et näiteks investeeringuobjektide osas küll, et ega meil on näiteks täna ka, olgem ausad, ikkagi me arutame investeeringuid, kui tulevad järgnevalt need teemad, eks ole, eelarvestrateegia ja investeeringute kava, et muidugi on volinikel on õigus ja volitused, eks ole, linnaelanike eest otsustada, aga see kaasamise mõte ongi see, et ka elanike endid rohkem sellesse protsessi kaasata, et muidu on nii, et meie oleme need targad, kes teevad need otsused ära ja pärast selgitavad ja põhjendavad seda, mida me oleme otsustanud nii-öelda tagantjärgi, aga et protsessi ajal, sest olgem ausad, seesama teema näiteks suured investeeringuobjektid, kultuurikeskus, spordihall, eks ole, ega meil täna see prioriteetsus ei ole ju lõpuni selge, et me ise oleme seda arutanud päris palju, eks ole, ja ega me ei olegi päris sellise korraliku võib-olla konsensuseni jõudnud, et seal oleks näiteks elanike kaasamine, eks ole, kuidas seda tehniliselt nüüd läbi viia ja milline mõju sellel tegelikult on, see on iseküsimus, aga tegelikult me peame silmas just seda kaasamist. Üks asi on eelarve, antud hetkel järgmise aasta eelarve tegemine, väga edasi eelarvet ei tehta, nii et keegi linnavalitsus mõtleb, et teeme seda, et meil on ikkagi volinike poolt ja linnarahva poolt arutatud arengukava, mille põhjal tehakse eelarvestrateegiaid, et ega päris ikka nii ei ole, et me ei ole kaasanud. Arengukava tegemisel oli ikkagi väga keelvalt kaasatud inimesi ja me saatsime otse postitusi inimeste kõikidesse postkastidesse läksid otse postitused, et on ikkagi päris hästi kaasatud. Okei, võtaks selle teema niimoodi kokku, et mõte iseenesest ei ole ju üldse paha, et selles suhtes pigem ongi küsimus, nagu Aare ütles, et mismoodi seda konkreetselt nagu teha, et sellel asjal nagu jumetanud, et aga teeme niimoodi, et linnavalitsus võtab ka selle teadmiseks ja äkki, ma ei oska öelda, kas me see aasta jõuame, aga kui me järgmine aasta saame mingi samm edasi, ma olen väga hea. Ma korra veel kommenteeriks seda sama teemat, et tegelikult ega linnavalitsus ei ole eelarvesse ühtegi investeeringut pannud, mis ei tuleks arengukavast ja arengukava oli päris arvestatava kaasamisega tehtud, et tegelikult linnaelanikud saidki seal kaasa öelda, et kui me nüüd hakkame rääkima läbi iga aastaste eelarvete koostamise juures uuesti seda, mis võivad tulla hoopis kardinaalselt mingid teised asjad, et siis oleme me dilemma ees, et kumb siis nüüd määravam on, kas see arengukava, mis on kaasamisega tehtud või see iga-aastased siuksed üksikud uitmõtted, et siis tekib küsimus, et kas meil üldse seda arengukava on vaja teha, et siis räägimegi iga aastas. Ma saan aru, et kaasava eelarve initsiatiiv tuleb ju linnavalitsuse poole. Linnavalitsus tahab endale partnerit. Ma arvan, et volinikud on ka siin. Okei, volinikud ka on, jah? Nii.
järelikult me peame ka siis sellest partnerist lugu pidama. Ja selles korras peaks olema ikkagi võetud teatud kohustused, kuidas me suhtleme partneriga, et teda hoida kursis kõikide nende nüanssidega, mis selle linna eelarve koostamise tegemisel on, et ta saaks oma kaaluka sõna sekka ütelda 10 000 euro jagamist. See on ju teie eesmärk. Kõik ära öeldud, et kuidas teha ettepanekud, kuidas on komisjon moodustatud, kuidas arutatakse, kuidas hääletatakse. Mõningased kohustused tuleks võtta väga konkreetsed, eks, et kuidas kas siis postipoisi kaudu või tutvustada seda eelarve üksikuid niisuguseid punkte. Kaasava eelarve tutvustamine on ju ka siin väga selgelt lahti kirjutatud, kuidas see toimub. Ja selles tutvustamises räägib ju kaasa see projekti esitaja ise, ta saab rääkida kõik, mida ta vajalikuks peab rääkida. Et siin ei ole midagi piiratud ega kellegi mingi sõna. Selles mõttes, et linnavalitsuse osa jääb kuidagi väga ebaselgeks ja mitte väga konkreetseks. Aga see ongi rahva osa, see ei ole linnavalitsuse osa. Rahvas pakub välja need objektid ja rahvas lõpuks hääletab, millised objektid ellu viiakse. Linnavalitsuse osa on nende objektide elluviimine peale seda, kui rahvas on oma sõna öelnud. Peaks informeerima neid inimesi üldises seisus eelarve käsitlemisel, Ellulinna probleemidest eelarve käsitlemisel. Paragrahv 3 ütleb, Ellulinna valitsus tutvustab avalikkusele kaasava eelarve menetlemise protsessi eesmärki Ellulinna veebilehes, kohalikus ajalehes ja muudes teabekanalites, kutsudes isikuid üles esitama ettepanekuid kaasava eelarve kasutamiseks määruses sätestatud tähtajaks. Kui on ettepanekuid siia veel midagi lisada peale veebilehe, kohalikule ja muid teabekanaleid, et kuskilt teavitada, siis ootame ettepanek. Ja kas on mingi konkreetne sõnastus ettepanek? Et kas on veel küsimusi kaasava eelarve osas? Mul nagu oleks, et ma sain sellise üsna suure vastumeelde selle kaasamise osas, et ma tahtsin küsida, et kas selle kaasava eelarve eesmärk siis ei olegi inimesi rohkem kaasata või lihtsalt ära teha see nagu linnukese või? Siin on kirjas, et ikkagi inimesed otsustab. Aga selle 10 000 osas ja mitte rohkem? Et piir on sealt tõmmatud? Mul on praegu niimoodi nagu, et räägitakse sellest kogu eelarve kaasamisest. Teeks niimoodi, et ega me ju täna seda protsessi siin paika ei pane, siis moodi me neid inimesi siis kogu eelarve osas kaasame. Et Redkop, Peeter Laasi, Kaara Anderson, neil olid konkreetsed mõtted, et seda võib kuidagi nagu teha. Kaara Anderson juhtis tähelepanu, et see tehniliselt võib osutuda suhteliselt keeruliseks, et see tuleks välja mõelda. Et kui on mingisugune konkreetne mõte, et mismoodi võiks seda kogu eelarvet linnaelanikele tutvustada, et see ei muutuks nii-öelda, et oleks ka nagu sellel asjal nagu mingisugune sisuline nagu mõte, et me seda ei tee lihtsalt tärnikese pärast, et teeme. Et teeks niimoodi, et me saame selle sõnaliselt maha kirjutada ja saab linnavalitsusele selle esitada ja siis saame sealt nagu edasi minna. Et ega me praegu seda ju siin ära ei lahendada. Et see informatsioon, mis puudutas seda kaasamise osa kogu eelarve mõistes, see sai nagu edasi praegu antud, et läheks nagu selle osa juurest nagu edasi. Prooviks selle konkreetse selle punkti juurde ikkagi jääda, mis puudutab seda kaasavat eelarvet ja selle kohta on küsimusi. Me räägime kaasavast eelarvest 10 000 piires, mitte kaasavast eelarvest terve linnavalituse piires. Räägime praegu sellest 10 000, võtame selle ülejäänud osa. Muu eelarve menetluse ja tekkimise koha peal on ju vastu võetud konkreetne kord ja seda reguleerivad ka vabariigi seadused, et see praegusel juhul me räägime ikkagi 10 000-sest summas. Et kas on konkreetseid küsimusi veel? Konkreetse punkti juures, mis puudutab seda 10 000 kaasavat eelarvet, sõnastust midagi. Jah, Fred veel. Mul on selline üsna siukene radikaalne ettepanek sel juhul, et tegemist on sel juhul projekti konkursiga ja seda võikski niimoodi nimetada. Et ära kaotada sõna kaasa, et panna projekti konkurss. Jah, sellise ettepanek.
sellest on ka juttu olnud, et ma kommenteerisin seda sõnastust, et praegu on nagu, miks mina kaitseks seda olematava pealkirja nagu see, et kui kogu Eesti nagu kasutab sõna nagu kaasamine. Et siis oleks nagu, kui me teeme nagu täpselt sama asja, et siis kui täna kogu ajakirjandus kasutab seda sõna, inimesed on selle omaks võtnud, omavalitsused nagu võtavad järjest neid otsuseid nagu vastu. Kõik mõistavad samamoodi. Neil on mõiste sisuks kirjutatud, et eelarveprotsessi kui terviku tutvustamine on eesmärk ja kodanikele mõistetavaks tegemine, mitte 10 000. Hoopis teine sisu on selle vastaval eelarve. Määruses küll ei ole neil seda. Kuidas? Määruses küll neil ei ole seda. Tartul näiteks ja Kuressaare ei ole neil sellist definitsiooni. Määruse selgituses oli neil siis, et neil on lihtsalt see tutvustan samm sellest, kus on ühesõnaga Tartu alustas sellega ja ma panin selles õiendis kaasa ka lingi, kus oli seda kaasava eelarve menetlemise protsessi, kus ta on alguses olnud, mis tema põhimõtted on ja selle panin kaasa, et te saaksite sealt lugeda, et seal oli väga hästi lahti kirjutatud. Ja tegelikult, ma võtsin nüüd sõna, vabandust, aga kuna ma sellega tegelesin, siis ma oskan võib-olla teile nagu täpsemalt selgitada, et see on tõepoolest, et sellise eesmärk oli sellise otsedemokraatia rakendamine, et muidu käib kõik läbi volikogu liikmete esindusdemokraatia kaudu, seal saavad ühesõnaga linnakodanikud, kes on siis 16-aastased ja ebalinna nagu registreeringuga, nemad saavad otsustada, millist on tehtud ettepanekut, nad saavad ka ettepanekut läbi, millist siis ettepanekut nad toetavad. Ja võt see ongi see, et see on see nii-öelda otsedemokraatia rakendamine. Ja selleks ongi, et võetud väike osa eelarvest ja seda asja teevad Tartu kõigepealt, nüüd on siis Kuressaare, Viljandi ja nüüd meie siis nagu, et ta ei ole üldse nagu selles mõttes nagu ei, ta nagu eraldi tõesti võiks nagu nimetada, et natuke projektilaadne, aga sellega harjutatakse, õpetatakse elanike kaasa rääkima, kaasa mõtlema. Kas sa soovid Reeda Mattu panna hääletusele? Ma sooviks seda korrigeerida pigem ja korrigeerida selliselt, et ka määruse tekstis oleks sees otsedemokraatiale isegi. See on praegu võinud õiendi lisaks, et määruses on reguleerimisala mõiste hoopis, et 10 000 eurot ongi see kaasav eelarve. Me räägimegi 10 000 eurost kaasavast eelarvest. Ülejäänud eelarve ei ole kaasamisega koostatav eelarve. See on otseselt kaasatav. Otseselt kaasatav on see 10 000 euro piires. Me ei räägi siin terve linna eelarve kaasavalt koostamisest, mis on ilmselgelt nii võimatu liikuda teadused isegi. Kas võtaks selle teema kokku poole, kas sa soovid Reet enda ettepanekut sõnastusele osas panna hääletusele või näeme olemasolema? See on mul ettepanek, kui on sõnastused, siis need peaks olema ikka kirjalikult valmis, mitte niimoodi, et me siin istume, arutame ja seletame ühte või teistpidi, kui on otseselt siis materjalid, kõik on olemas. Tulla siia istungisse, et siin hakata sõnastusi seadma, kõik peaks valmis, on kirjalikult esitatud ja siis arutan, kas otsustan nii või teisiti. Me võime jahuda tundide viisi ühe asja kallal ja mõisted peaks selgelt olema, mis on kaasav eelarve, mis on linna eelarve. Räägime ühest teisest vahetumisi. Suhteliselt hästi kokku võetud tegelikult, kuna jutu otsadega lahti, kas sa soovid seda sõnastust või ei soovi? Ei, ma ei soovi sõnastust muuta, aga ma sooviks remargina Mati Kangurile öelda, et selline linnavalitsuse suhtumine lihtsalt, et eelarve ülejäänud ei peagi kaasav olema, oli minu jaoks üllatuslik, mida materjalidest välja ei lugenud kuidagi ja sellepärast ka väike arutelu siin vabandanud püüan olla konkreetsem. Aga paneme, kui rohkem küsimusi ei ole, siis paneks hääletusele. Korra ütlen, et üks asi, et eelarve on kaasav nii palju, kui arengukavast tulenevalt investeeringuobjektid on ja arengukava on kaasavalt koostatud. See, et näiteks linnaelanikud hakkaksid kaasa rääkima, palju mingile allasutusele peaks majanduskulusid eraldama või palju peaks kellelegi palgafonde hakkama eraldama, mis ongi suurem osa linna eelarvest.
ma ei näe siin mingil kaasamisel mõtet, sellepärast selleks peab nagu üdini kogu seda süsteemi teadma, et saaks üldse selliseid ettepanekuid teha. Ükski linnaelanik kindlasti ei hakka ennast nii kurssi viima kogu selle majandustegevuse, siis ei ole enam linnavalitsust vaja siia, siis võivadki linnaelanikud ise seda linna juhtida. Ja tegelikult paragrahv 1 lõige 3 ütleb selgelt, et kaasava eelarve osa suuruseks Elva linna eelarves on 10 000 eurot. See tähendab, et me räägime selle 10 000 eurost, mitte kogu Elva linna eelarves. Ja kes üleskutse linnaelanikele, kes soovib ennast nii hästi eelarve kurssi viia, selles kaasa rääkida, siis kirjutage mulle, et sellised inimesed hea meelega võtaks ka eelarve majanduskomisjoni. Et see niisuguseid inimesi meil kindlasti oleks vaja. Aga paneme määruse hääletusele, kes on kaasava eelarve menetlemise korra poolt sellisel kujul, nagu ta meil meilidesse ja paberkandjal saabus. Palun anda käega märku, kes on selle poolt. Üheksa poolt häält. Seega on nimetatud päevakorrapunkt vastu võetud. Kas vastu erapooletud ka hääletada? Vabandust, jah, et erapooletud palun, vastu, erapooletud. Palun, on 7 erapooletut, vastu palun, 1 vastu. Seega on meil 9 poolt häält, 7 erapooletut, 1 vastu ja nimetatud päevakorrapunkt vastu võetud.